Ei, mä ennen räägin sitä. Meillä oleks kokkuleppel, et teie aega mitte palju raisata ja minul on ka tööaeg ja me teeksime nii, et teie poolt oma sooviavaldustega astuks keegi kõnega välja, mina vastaksin selle peale ja siis meie rahulikult läheksime igaüks oma töö juurde. Me loodame, et meie saame vastastikku mõtteavaldusega meeleolu luua, mis meid kõiki rahustab. Me oleme oma nõudmised härra presidendile üle andnud ja me loodame, et härra president meile vastab. Ma paluksin kaaskodanikud. Meie elame tõsisel ajajärgul. Teie ees seisab inimene, kes oma elust 40 aastat on aasta-aastal teinud selleks, et võidelda meie rahva õiguse eest. Kui teie vahelehüüetega tahate segada, siis mina ei kõnele. Aga kui teie tahate, teie arvate, et töölised mitte meie rahva hulka ei kuulu, siis eksite teie väga. Mina ei ole vahet teinud meie rahva mõiste juures, ei töölise, ei põllumehe, ei käsitöölise, ei haritase juures. Kui teie arvate, et mina üksi saan 100 inimest üle rääkida, siis te eksite. Minul ei ole... Meil ei ole... Minul... Aga kui te tahate oma nii väga ägedaid tundeid avaldada, siis mina ei saa ju teist mitte üle karjuda. Kas teie nüüd arvate, et teie mind vanad inimest nüüd saate, kes eluaeg on seltskonnas töötanud, nüüd suure karjumisega teisiti mõtlema panna, kui ma eluaeg olen mõtelnud? Peame praegusel korral arvate seda? Kui te seda arvate, siis ma teile ütlen seda viisi. Mina ei seisa mitte sellepärast siin, et kellelegi meelejäril olla. Mina pole mitte kellegi tantsitada siin, vaid mina olen oma kohusid täitnud rahva vastu sellepärast kõigi oma... Mina näen kahjuks ära, et teie ei taha mitte, et mina teiega rahulikult kõnelen. Ja sellepärast mina võin teile ainult ühte ütelda, mina ei saa mitte nii kõneleda, kui ühed plaksutavad poolt, teised vastu, ühed maha, teised edagu. Mis te saavate, kas mina saan nüüd siin häälesid lugeda, kes poolt või kes vastu? Ja mina arvan, et palju parem on, kui meie lõpetame ja mingi otsustame.